Eelmises saates me rääkisime südamest ja südamiga siis suhtlemisest Jumalaga ja südame avamisest temale. Tänases saates me räägime mõistusest ja mõistuse rollist siis suhtlemisel Jumalaga. Suur osa religioossest tegevusest või religioonist üldse ongi mõistuse mängumaa. Sellepärast, et mõistus peab meile ütlema, vaadates meie ümbritsevat maailma, et Jumal on olemas. Mõistus peab meid juhatama Jumala suunas. Mõistus peab ära õppima kõik need reeglid, kogu selle taustainfo, mis meile antud on, mis seletab meile Jumalat ja võimaldab meil talle läheneda, mis ütleb meile, kuidas ja mingisugusel kombel me peaksime temaga asju ajama. Nii et me ei saa mõistuse osa sealt kuidagi välja võtta. Ja nüüd, kui me läheme ainult oma sisemise tunnetuse peale, siis meile jääb sellest väheks ja kõige toredam on see, et meie sisemist tunnetust annab petta. Seda annab kõrvale juhtida. Ja ajalugu on täis näited, kus inimesed, kes on siira südamega uskunud ja olnud veendunud, et neil on õigus ühes või teises küsimuses, on osutunud, et nad on eksinud. Ja nad on mitte ainult ise eksinud, vaid nad on oma järgijad ka samasse eksitusse vedanud. Ja sellepärast nii nagu kaardi lugemiseks on vaja tunda kaardil olevaid sümboleid. On vaja teada, kuidas kaarti lugeda. Ja on vaja osata seda teha, eks ole, siis ja seda kaardilt loetut on vaja osata õigesti rakendada ümbritsevasse tegelikkusesse. Siis täpselt sama asi on siin ka. Ja me ei saa niimoodi võtta, et me üldse viskame mõistuse välja. Et ma tean, et see kiusatus teinekord on, et kuna Jumala sõna ütleb ka, et teil kõigil on võidmine ehk Jumala püha vaimu õpetus on teie sees, Jumala vaim elab teie sees ja õpetab teid. Aga see ei välista mõistuse osa üldse, absoluutselt. Ja võib-olla traditsiooniline arusaam on see, et mõistus troonib ja meie maailm elabki niimoodi, et mõistus on trooni peal. Sest et me tahame, et meie maailmas kõik on mõistusepärane, kõik on mõistusele allutatud ja meie tänane ametlik religioon, vähemalt lääne kultuuris, on teadusreligioon, mis ütleb, et teadus on lahendus kõikidele probleemidele, lahendab lõppude lõpuks kõik probleemid ja vastab kõigile küsimustele. See on täpselt see roll, mis vanasti oli Jumala peale pandud. Ja nüüd, kuna teadus peab seda tegema, siis teadus saab seda teha ainult niimoodi, et ta on mõistetav meile, et ta on mõistusega haaratav. Kui vastused on sellised, et me ei suuda need enam mõistusega haarata, siis me oleme nagu lehm jää peal, me oleme lihtsalt kõhuli. Me ei saa enam kuidagi püsti. Et see määratleb selle, mida me tajuda ja mõista suudame, eks ole, ja mis üldse meie ümbruses on. Mõistus on siis üks jalg, millele me toetume ja süda ja tunnetus on nagu teine jalg. Ja me oleme täiesti kindlasti sihukese koha peal, et me vajame mõistust väga hädasti. Aga mida mõistus ei ole, ta ei ole vastus kõigile küsimustele. Ja meie suurim viga on see, et me nõuame, et kõik oleks hirmus ratsionaalne. Me tahame, et kõik oleks tohutult nagu mõistuslikult korraldatud, aga me ise ei käitu ratsionaalselt üldse. Me nõuame, et kõik see, mida meile esitatakse, kõik tõed oleks hirmus ratsionaalsed. Aga samas, kui meil on see ratsionaalse tõdede või seletuste hunnik on siis olemas, see tohutu mägi, mille me nagu kokku kuhjanud, siis me ise seal otsas teeme emotsionaalseid otsuseid või teeme hoopis mingeid muid otsuseid, eks ole. Aga need on kõike muud kui ratsionaalsed otsused. Et meile meeldib mõelda, et me oleme ratsionaalsed, aga tegelikult me ei ole ratsionaalsed. Et see on nagu vastuolu, mida me sageli ei märka. Ja Jumal ei anna meile nagu mõistuslikku pidepunkti kuigi palju. Ta ütleb meile mõistuse jaoks, et tead, et see asi, mida ma sinult tahan ja mida ma sulle pakun, see näeb lõpptulemusena välja võt niimoodi. Aga nii, eks ole. Aga nüüd, kui inimene püüab nüüd neid väljanägemisi pidi hakata Jumalani selleni jõudma, et ma nüüd hakkan nüüd nii tegema, katsun, et oleks nii, nagu see Jumal ütles, eks ole, nagu käsk nõuab ja seadus ja eeskiri ette näeb, et siis ma olen nüüd siis Jumala juures. Võt seda pidi Jumala juurde ei saa. Et see tee on täitsa kinni. Ja see on huvitav, et esimeses Korintuse kirjas Jumala sõna ütleb, et Jumalale meeldis teha üks asi. Et ta nimelt pani tähele, et inimene tarkuse kaudu ei jõua Jumalani. Ja ta panigi niimoodi, et ütles, et inimesel oli võimalik jõuda, aga seda teed ei kasutatud ja Jumal ütles, ma panen selle tee üldse kinni ja ma korraldan selle asja hoopis teistmoodi.
Ja esimene kiri korintlastele ütleb meile esimeses kohe peatükis, et Jumalal oli meelepärane siis anda hoopis teine asi, et korraldada asi niimoodi, et inimene tarkuse kaudu ei õpi tundma Jumalat. Ja tal oli meelepärane teha teine uks lahti, et lihtsa inimliku kuulutavuse kaudu inimesed võiksid tundma õppida Jumalat. Umbes niimoodi, et kuule, mina kogemata komistasin Jumalaga otsa. Tead, Jumal tuli mu ellu ja ma sain aru, et see käis niimoodi, eks ole. Ja teine ütleb, et no, aga kuidas, ma tahan ka, eks ole, kas ma ka saaksin. Ja ta ütleb, aga kuule, tule tee samamoodi nagu mina ja selgub, et saab. Et see on mõistuse jaoks on see absurd. Ja üldse kogu see õpetuski, kui me vaatame kas või piibli neid põhipostulaate, Uue Testamendi postulaate, nad on mõistuse jaoks üsna absurdsed. Piibel ise evangeeliumites ütleb, et kreeklased otsivad tarkust. See on siis, nemad otsivad süstematiseeritud ratsionaalset süsteemi. Ja ta ütleb, et meie seda ei paku. Siis ta ütleb, et juudid nõuavad tunnustähti. Juudid nõuavad seda, et judaism ütleb, et tõesta meile üleloomulike aktidega, et sa oled volitatud vend, et sul on taeva nagu volikiri olemas, eks ole, et sa oled tõeline õige mees. Me seda ka ei paku ja panete tähele, et Jeesus ei tõesta mitte midagi, mitte kellelegi. Alati, kui ta nõuti tunnustähte, siis ta keeldus. Et me ei anna teile mitte mingit tunnustähte. Vaadake ise, mõelge ise, arvake ise ja üldse ei tõesta mitte midagi. Aga tunnustähti ja imesid tuli nagu vankritäite kaupa ja hobuse koormaga, siis kui oli vaja inimesi aidata. Siis ei olnud mingisugune probleem. Nii et tõestusi ei anta ja nagu niisugused pidepunkte muid ei ole. Eks ole. Judaistid tahavad ratsionaalsed süsteemi, tahavad kreeklased, judaistid tahavad suuri tunnustähti, eks ole. Ja piibel ütleb, meie anna kumbagi, eks ole. Aga et meie kuulutame hoopis risti löödud Kristust, mis juutidel on pahandus ja kreeklastele on tobedus. Eks see on nõmedus täitsa. Mis asja? Kreeklased uskusid seda, et inimese hing peab vabanema mateeria kammitsatest. Inimese vaim ja hing peavad vabanema. Nende jaoks surm oli tohutult rõõmus asi, sellepärast, et nüüd on vaim lõpuks ometi vaba. Aga Jumal lõi loomise piiblis hoopis teistmoodi. Ta vaatas kõike, mida ta oli teinud, vaatas on väga hea. Ja Paulus ütleb veel selle kõige otsa, et läks kuulutama kreeklastele ja Kristust, ütleb, et Jumal äratab surnud üles. Ja kreeklastel oli see täitsa siukene koht, et kui me lõpuks oleme nüüd sellest vabaks pääsenud, nüüd ta äratab selle laiba uuesti üles, me peame jälle sinna sisse tagasi kolima. Et see on, mis veider värk see on, et nende maailmapilti see asi üldse ei läinud. Et mõistusega neid asju on teinekord väga-väga raske taibata. Aga ta ütleb, et me kuulutame Kristust, kes on risti löödud ja seda tuleb väga lihtsalt mõista ja ka siin on meile mõistus natukene abiks, et Kristus on risti löödud, see tähendab, et Jumal on meie eest hinna maksnud. Esiteks, et meie patud kõrvaldada ja teiseks, et ta võiks meid kingitusena asetada sellesse õigesse olukorda, kus me peaksime olema. Ja kuhu me ise iialgi ei ole võimelised jõudma. Esiteks, seda tähendab, et me kuulutame risti löödud Kristust. Et ühtedel on lollus ja teistel on pahanduseks, eks ole. Aga nende seast ütleb see sama Korintuse kiri, keda Jumal on kutsunud. Nendele me kuulutame Kristust kui Jumala tarkust ja Kristust kui Jumala väge. Ja ta lõpetab selle huvitava niisuguse lõigu, niisuguse huvitava ütlemisega. Ütleb, et sest Jumala nõtrus on tugevam kui inimesed ja Jumala lollus on targem kui inimesed. Et see on niisugune näiline nõtrus ja näiline rumalus, see on veider see värk, see ei ole inimloogika. Et kui me lähme Jumala juurde, Jumala asjade juurde, tahame inimese loogikaga sellest aru saada, siis me oleme kohe käpuli. Samal ajal mõistusele on täiesti arusaadavad seadus, reeglid, korraldused, käsud, õpetused, juhatused, on olemas dogmaatika, on olemas teoloogia, on olemas ajalugu, on olemas igasugused uurimused ja kõik muud traditsioon on olemas, eks ole. Enne meid on elanud inimesed, kes on tunnetanud ja mõtisklenud asjade juurde ja nii edasi. See kõik kuulub mõistuse kaudu. Nii et meil on ilma mõistuseta me oleksime väga hädas. Ja nüüd on ka see, et ega Jumal ei ole loonud mõistust selleks, et me ära viskaksime. Et mul on pidanud tihti küsima inimeste käest, et ega kes see lõi sulle selle siia. Et Jumal lõi teda ja Jumal andis ta sulle ja Jumal ootab, et me kasutaksime seda. Näiteks Rooma kiri 1. peatükk ütleb, et Jumal eeldab, et inimene taipab, et Jumal on olemas. Lihtsalt sellepärast, et ta vaatab aknast välja ja vaatab loodut või läheb õue ja vaatab ümber ja see kõik peaks talle ütlema, et Jumal on olemas.
jah, tõepoolest, ükskõik mida sa uurid vähegi sügavamalt, see kõik ilmutab Jumala nagu geniaalset teadlikkust ja mõistust, millega see asi on tehtud kõik. See on fantastiline, ülifantastiline süsteem, milles me elame. Ja me isegi oleme täiesti hirmuäratavaks imeks loodud, nagu Taavet ütleb. Ja see kõik tunnistab Jumalast. Et selles mõttes see viide on õige, aga ma just juhin tähelepanu, et Jumal eeldab, et me niimoodi arutleme. Ta ütleb, et meil ei ole võimalik öelda, et me ei tea Jumalast midagi, me ei saa mitte millestki aru. Ja siis Jumal ütleb, et kuule, ma olen sulle mõistuse andnud ja sa elad tõendi hunnikute keskel, eks ole. Sa oled ümbritsetud tõendite hunnikutega. Ja ära nüüd isegi oota, et ma hakkan iga päev tulema taevast alla leegitsevast tules, et sulle tõestada, et ma olen nüüd Jumal, eks ole. Et seda ei hakka juhtuma. Sellepärast, et me elame sellises maailmas, et nagu sa vist tead, eks ole, et on inimesed, kes ütlevad, et pole olnudki holokausti. Pole kunagi toimunud. Pole olnud. See on vähem kui 100 aastat tagasi, eks ole. Mäletad, Jeesusel oli üks selline tähendamissõna, kus rikas mees ja vaene Laatsarus olid vastamisi. Ja nüüd see ei ole mitte tähendamissõna, mis ülistaks vaesust kuidagi, vaid see on selline tähendamissõna, mis ütleb, millised hoiakud kuhu viivad, eks ole. Ja kui nad olid siis surnud mõlemad, siis rikas mees oli põrgus ja ta palus Abrahami. Ütles, et Abraham tõstis oma silmad põrgus üles ja nägi taevas Abrahami. Ja siis ütleb, et isa Abraham, kas sa ei läkitaks Laatsarust tunnistama minu vendadele, kes veel elavad, et nad ka ei satuks siia põrgusse piinapaika. Ja Abraham vastab talle, ütleb, et neil on Mooses ja käsud ja prohvetid, uskugu neid. Ja rikas mees ütleb, et ei, et kuule, et kui surnutest keegi tõuseb üles, kui Laatsarus tõuseb surnust üles ja läheb ja räägib neile, siis nad usuvad. Ja Abraham ütleb talle, et ei, et kui nad ei usu Moosest ja prohveteid, nad ei usu Laatsarust ka, kui surnud üles tõuseb keegi ja läheb. Et siin on see tõestuse küsimus ka jällegi. Jumal ei anna sulle tõestust. Ta ütleb, ma olen juba tõestanud kõik. Vaata nüüd hoolega uuri järgi, mis enne on olnud. See on kõik juba juhtunud. Ja et ma ei hakka iga hommiku seda uuesti üle rääkima. Ja siin on teine küsimus veel, et meie tänapäeva inimese kõige suurem probleem ei ole mitte see, et ta ei tea või et tal ei ole võimalik teada, vaid ta on otsustanud mitte teada. Ma toon sulle ühe NASA astronoomi, astrofüüsiku ütluse näiteks. Tema usub, et kõik on tekkinud juhuse läbi iseeneslikult. Elik mingisugune tundmatu jõud on kõik põhjustanud, aga Jumalat kindlasti ei ole olemas ja see tundmatu jõud ei ole Jumal. Ja kui temast küsitakse, et sinu enda tõenäosusteooriad ja kõik asjad ütlevad sulle, et see ei saa niimoodi olla. See on võimatu. Ta ütleb, et ma parem usun teaduslikku võimatust, sest et alternatiiv ajab mulle niisuguse hirmu nahka. See tähendab, et inimene ütleb, et ma parem ei mõtle loogiliselt edasi, sest faktid osutuvad, et Jumal on olemas, eks ole. Aga ma parem usun seda, et teda ei ole, sellepärast, et kui ma hakkan mõtlema sellele, et on appi, mis siis küll saab, siis ma olen vastutav ja siis on asi tegelikult nii, et oi, eks ole. Et ma parem usun võimatust, ütlen, et teda ei ole olemas. Kui inimene on nõus uskuma võimatust selle hirmu tõttu, siis see näitab lihtsalt seda, et mõistus on omadega käpule. Ja kui me nüüd tuleme selle lõpu juurde, siis lõpuks Jumal on mõelnud inimese niimoodi toimima, et mitte inimese mõistus ei ole troonil, vaid inimese vaim on troonil. Sest inimese vaimul on meelevald ja võime võtta vastu informatsiooni ja anda ka välja informatsiooni, nii et ta läheb mõistusest täiesti mööda. Kristuses on olemas selline asi nagu palvetamine vaimus, nii et mõistus on viljatu. Et vaim saab suhelda Jumalaga otse, nii et mõistus vaatab lihtsalt nii-öelda mokk-tõllakil pealt, et ta ei saa sekkuda sellesse. Ja ometi vaim suhtleb Jumalaga ja räägib temaga kõik asjad ära. Et selline asi on olemas ja see on väga efektiivne ka inimese sisemiseks ülesehitamiseks. Aga Jumal ongi mõelnud niimoodi, et inimese vaim on troonil, mõistus on see sulane, kellele antakse nagu korraldused, mida tema peab tegema ja mis on talle ka kättesaadavad ülesanded. Ja siis ihu või keha on siis see ori, kes peab siis teostama kõik, kellelt sult eriti midagi ei küsita. Sest meie maailmas on niimoodi, et tavaliselt on inimeste trooni peal on kas liha või me ihu, eks ole, kes tahab oma tahtmisi, oma himusid, eks ole, või siis on meil mõistus, kes tahab olla kiirem, kavalam, edukam ja nii edasi teistest. Aga Jumala sõna annab meile märku, et hoopis vaim peaks olema troonil. Ja mõistus ei peaks meid valitsema, vaid vaim peaks meid juhtima. Sest inimese vaim tunneb ära need asjad, mis tema ees on. Ja ta suudab tajuda asju, mis mõistusele kontseptuaalselt on täiesti kättesaarmatud. Et Jumal
järgime Jumala seatud korda. Niimoodi me jõuame asjadele õigel viisil pihta saada, niimoodi jõuame koju.